No tervis rahvas, ma ei mõelnud, et rohkem videosi Volvoga tuleb, aga tuli. Ei ole päris täiuslik video, kuna pool tööd on filmimata. Põhjusega siis, et mina olin tööl, siis kui garaažis seda tehti. Selleks, et maksimaalselt kiiresti autot tagasi nii-öelda töösse panna. Ühesõnaga, sõitis ilusti, hakkasid piidurid kriuksuma ja siis läksin töökoda, tellisime klotsid. Oli aeg, siis õhtul tulin, vahetati klotsid, mina vaatasin, filmisin, mõtlesin siis kurat ainult küsi klotsid vahetada. No point väga, aga siis tuli välja, et tagumine parem ratas on kinni kiilunud ja support on peale jäänud ja igasugused siuksed asju. Ehk siis ta esimene hakkas natukene kriuksuma, aga siis mingil põhjusel justkui olime tõstuki peal, tagumine oli suht kinni. Esiklotsideks läks ABE tootja, tagumised klotsid ABE tootja ja tagumine support läks uus ja ka ABE tootja. Siis varuosad on päris odavad. Mis ma saan öelda toote kvaliteedi kohta, et oma hinna eest päris okei. Nagu ma seal ühel videos räägisin, et odavama auto peale lähevad odavamad varuosad. ABE klotside kvaliteet on pigem parem kui mingi Toprani oma. Kui me räägime mingi elektriseadmetest, mootorist, siis seal võib mõelda selle peale, et pigem võtaks midagi kallima ja kindlasti kvaliteetsema. Aga kui me räägime ABE piduriklotsidest, JP klotsidest ja näiteks võtame Male või mis firma see on, ma ei ütleks, et Male on oma hinda väärt. Et mul olid 2 korda erinevatel autodel Male klotsid ja nad tahmavad ja nad kriuksuvad. Näiteks oli Subaru mul, seal oli GP klotsid ja üliokei teema. Tolmu ei tulnud ja seega jah, praegu võtsin ABE klotsid. No ma ei tea, hetkel on mingi 300 kilomeetrit juba maas sõidetud ja mingit tolmu ja kriuksumist ei tule. Seega supporti kohta ka võetud kõige odavam. Ütleme nii, et seal ei olnud varianti, et pandi peab saatma ära. Seega ma olen mõelnud selle peale, et see on uus toode, mitte rebuilditud. Sest rebuilditud teema ka ei ole kõige parem. Pigem kõige odavam uus kui rebuilditud vana, sest no metall on juba töötanud. Sees ta on korrodeerunud ja mis seal silindris sees toimub, keegi ei tea. Okei, liivapritsiga nad seda kõik teevad puhtaks, aga no kauaks seda peab, ei oska öelda. Põhimõtteliselt nagu sama, et sa ise teed selle supporti, selle kolbi vahetusse. Siin kolbi vahetusest ei hakanudki mõelda, sest töö pluss varuosad on kallim kui uus support. Volvo, vot selles mõttes Volvo mul täiesti meeldib. Reaalselt, et mingi üliväikse raha eest seda saab korda, seda korda on teha üle lihtne ja kurat, see on töökindel pill. Vot selles mõttes Volvo on väga okei masin. Ja kui ta linnasõidude jaoks ei olnud nii igav, siis oleks päris viisakas teema. Et iste hea ja maanteel see on üliäge auto. Aga linnas emotsiooni jääb puudu ja kitsas emotsioonide diapasoon. Aga okei, lähme teeme ringi ümber auto, kuidas need uued jupid veel seal 300 kilomeetri pärast kas paistavad uuena välja. Räägin natukene siis supportidest kettadest, miks kettad ei läinud vahetusse. Ütleme nii, et
ülikvaliteetse varuosi ei pannud selle põhjusel, et Volvo pidurisüsteem ei tee nii palju tööd nagu mingi BMW pidurisüsteem. Esiteks, ta ei saa nii palju koormust, kui ma näiteks sõidaks BMW E92 mingi M-Performance, no see M-paki vedrustusega, piduritega ja siis iga kord sa kuskil jõnksutad ja vajutad ja vajutad ja vajutad. Ja sama kettadega ja mis segame siin natukene. Oi, ma ilma rihmata praegu sõitsin. Oi. Aga jaa, okei. Lähme vist teise kohta, sest hetkel me kõvasti segame siin kõiki. Ma mõtlesin, et praegu buss ei tule. Noh, samas saame nautida sõitu ka. Kuulame siis 5 sekundit, kiirendame mingi 60-ni, natukene rohkem, aga väga natukene. Ja siis teeme vaba sõidu ja pidurdamist. Nüüd midagi ei kiilu kinni. Ja nagu täitsa pidurdab ju, on ju. Mingi lööke värke ei ole. Tuleme siia RMK tsooni teise Volvo juurde. See ei ole meie Volvo, ma ei tea, see on lihtsalt tuli jalutama. Aga okidoki. Õige aeg selleks, et lähme vaatame. No vot nii see kõik pidu toimub. Tahtsin teha lühikese video, aga jälle eksis. Kettad. Nii suur rant on. See välja näeb veel päris okeina. Teine pool ka päris okei. Rant täitsa olemas, aga no ühed klotsid ta elab läbi. Ei ole midagi kurta. Ja siin uus New Novi. Ja ma ei oska öelda, et siin midagi häda oleks. Et see on ABE piduri support. Kuna niikuinii ta töötab puhtalt see nii kaua, kui see tihend, mis on kolbesi ja supporti vahel, see nii kaua, kui ta on terve. See ongi nii, et tegelikult üks momendidest, et miks üldse piduri vedelikku vahetavad, see on ka see, et see supporti süsteem ei kiiluks kinni. Et jah, seal on klotsid vahetatud ja siin on klotsid vahetatud. Ma paar korda olen näinud seda, et klotse vahetatakse ühe ratta kaupa. Tead, kuidas ma ükskord vahetasin vedrusid, aga tangidega tahtsin vedrud panna ja siis too nagu mingi lõksu tegi ja ma kohe siia panin. Ja seal merksu märk oli nagu Harry Potteris. Noh, nagu öeldakse, odav auto, odav klots. Väike rant olemas, aga Gilletti terad ei ole, käib veel ära. Kuna eesti keele juhendid ei ole ja pilte siin ei ole, siis ma arvan, et me seda lugema ei hakka. Ahju põletamiseks sobib.
väike ringi tõmbame. Teeme ring peale. Vaata, nüüd keerlema hakkas. Käib ringi. See pider käib ringi. Uus. Kõik rattad käivad ringi. Perfekt. No vot, siuksed me oleme. Varsti ajal numbrid peavad maha võtma, sest auto on juba müügis. Ja ma ei tea, mis me veel selle pidurisüsteemi kohta ütleme. Arvatavasti mitte midagi. Et siis natukene kaadreid sellest, et kuidas see nii-öelda pidurite remont oli. Esimeste pidurite peal tagumised, kui suprat vahetati, juhutati, sellest ei ole. Sest küttehinnad on siuksed, et ma pean mingi üleliigse kollase tulega sõita. No tegelikult jah, ma alles teda just mingi paar minutit tagasi, mingi 15 minutit äkki tagasi panin käima alles. Ja praegu lähme, anname talle süüa. Aga head päeva! Vaatame tagurduskaamerasse ja see ongi see nüüd minu uus vahend, millega ma filmin. Siin on siis see audiovärk, et oleks mind kuulda ja näha. Aga okei, vaatame järgmises location. Aga okei, nägemus.